Lugemisoskus on läbi inimajaloo olnud väheste privileeg. Kuigi kohustuslik kooliharidus andis selle oskuse igale inimesele, siis oli infoallikate arv endiselt piiratud. Nüüdseks oleme jõudnud olukorda, kus saame kõik vabalt valida, milliseid infoallikaid külastame. Miks me siis infoajastul endiselt milleski nõustuda ei suuda? Kui varasemalt oli probleemiks, et informatsiooni on liiga vähe, siis tänasel päeval on seda liiga palju. Ka kõige innukam lugeja ei saa päevas läbi lugeda iga ilmunud uudist. Seetõttu peame valima, millised teadmised on piisavalt väärtuslikud, et neile tähelepanu kulutada. Paraku ongi just valik see koht, kus inimlikud kalded meid erinevatesse leeridesse juhivad. Nimelt on inimestel tendents eelistada just seda sorti informatsiooni, mis toetab nende seniseid teadmisi või uskumusi. Tõekspidamistele vastu käivat infot kiputakse aga sageli pidama vähem tõeseks kui toetavat. Kirjeldatud nähtust nimetatakse kinnituskalduvuseks. Seda efekti on märganud ning kasutavad osavalt ära sotsiaalmeediakanalid. Kasutajaid jälgivad algoritmid püüavad välja selgitada, millised on näiteks meie poliitilised ja religioossed vaated. Selle põhjal hakatakse kasutusaja suurendamise eesmärgil igaühele näitama tema maailmavaadet toetavaid infolõike. Tagajärjena koondume aga kõik eraldatud gruppidesse, suutmata mõista, miks keegi võiks teisiti arvata.